Tere hommikust! Kõigepealt siin viibijatele ma ütlen, et ma räägin mikrofoni, aga keegi meist seetõttu midagi kõvemini ei kuule. Ma räägin mikrofoni seetõttu, et seaks meile siin ruumis viibijatel on meiega ka hulk huvilisi Delfi ärilehe vahendusel, kes teeb otse ülekannet. Seetõttu on nii minul kui 3 ettekandjal mikrofonid ja võtke siis arvesse. Miks me täna siin oleme? Mulle ei meeldi teha keerulisi sõnu, oleme seepärast, et asjad on ümberringi väga hapuks minemas. Mitmes mõttes. Mõned hapnemised on toimunud juba mitu aastat, mõned hapnemised on uued, aga seda vihasemad. Ja kõik nad kokku ei jäta meile ühtegi suunda, kust eriti kirgas päike just paistaks. Ja me ju kõik tahame teha plaane, et mis me nüüd teeme. Mis me teeme siis, kui äkki läheb tiba paremaks, mis me teeme siis, kui äkki püsib või kui läheb hoopis veel hullemaks. Ja selleks, et meil neid plaane oleks teha natukene parem, peaksime teha natuke läbi mõeldumalt, oleme palunud siia 3 tarka inimest, kes jagavad meiega oma mõtteid sel teemal, et mida üks Eesti ettevõte võiks ette võtta lähemate aastate jooksul, arvestades, mis meid rohkem või vähem tõenäoliselt, ega me tulevikku ei tea, aga võime ainult arvata, ees ootab. Miks Mainor seda korraldab? Mainori viimaste aastate suurim ettevõtmine on teatavasti Ülemiste City, kus me asume. Ja kui läheb hästi Ülemiste Cityl, siis läheb hästi ka Eesti majandusel, aga äkki isegi rohkem vastupidi. Ehk siis meie oleme õnnelikud, kui inimesed, kes meiega koos siin äri teevad, on õnnelikud. Ja selleks me saaksime olla õnnelikud või vähemasti vähem õnnetud lähemas tulevikus. Selleks selline üritus saigi ellu kutsutud. Ja rohkem ma ei lobise. Esimesena kõnele Bruto Arumäe, palun. Tere hommikust! Mul on hea meel niivõrd väljapaistva seltskonna ees oma vaateid tutvustada. Miskepärast on mulle viimasel ajal külge jäänud sellise pessimisti kuulsus, et justkui kõik, mis ma ütlen, et on kohutavalt pessimistlik. Ma täna tahan teile tõestada, et ma tegelikult olen üks suur optimist ja tegelikult minu prognoosid reeglina on optimistlikus ääres, et mina oma pessimistlikke prognoose reeglina laiali avalikkusele välja ei ütlegi. Kui te tahate pessimistlikke stsenaariume kuulda, tulge küsige minu käest eraldi. Aga just eelmisel nädalal, kui me kohtusime Leev Kuumaga SKP uue täiendatud aegrea esitluse, siis Leev Kuum ka samuti süüdistas mind siis pessimismi külvamises. Tahaksin siinkohal väikse küsitluse korraldada, et kes arvab, et tema tootmismaht läheb optimistlikest prognoosidest paremaks, tõstke käed. Et kui ma käin välja optimistlikku prognoosid, et kes arvab, et sellest teie enda ettevõtte tootmismaht läheb suuremaks, tõstke käed. Nagu ma ütlen, et kõik läheb hästi. Kui ma ütlen, et kõik läheb hästi, tuleb 5% kasvu, kõik läheb hästi. Ma ei näe ühtegi kätemerd. Kes arvab, et pessimistlikust prognoosist läheb tema tootmismaht halvemaks? Ma ka ühtegi kätte ei näe. Kes arvab, et tal sobiks kõige rohkem realistlikku prognoosid, nii nagu tundub, et asi võiks minna? Paar kätt juba tundub. Kes arvab, et prognoosid on üldse mõttetud? Väga hea, üks käsi. Ma räägin siis edasi, et kuna kätemerd ei tulnud prognooside mõttetuse osas, et käin siis mingisugusegi prognoosid välja. Et maailm meie ümber on viimasel ajal ikkagi tumedamaks muutunud sõltumata minust või siis ümbritsevatest prognoosidest. Et ja kui eelmise aasta lõpus, 2013 aasta lõpus olin sunnitud oma panga juhatuse esimehe Riho Hundile kurtma, et kohutav, et iga aasta ja mitte midagi ei toimunud, et nullkasvud siin ja seal ja ühtegi asja ei toimu, siis tuleb ikkagi ettevaatlik olla, mida soovida, et kohe sel aastal läks elu põnevaks ja liigagi põnevaks, et aprillikuus hakkas Ukrainas tormlemine pihta, tulid seakatkud, ebolad, Argentiina võlakriisid ja kõik hakkasid toimuma järsku ühel ajal. Selles mõttes tuleb ikkagi oma soovidega natuke ettevaatlik olla, sest need võivad ka kippuda täide minema. Aga üldiselt ma püüan ikkagi olla ikkagi 2 jalaga maa peal ja esitada neid stsenaariumeid, mis tunduvad, et võiksid olla
sellised tõenäolised, et aastate eest, kui ma rääkisin sellest, et kui siin Vene osakaal Eesti majanduses kippus minema juba aegade kõige suurimaks, et oli eelmine Vene kriis 99 ja pärast seda nagu tundus, et me oleme kõik ümber orienteerunud lääne turgudele ja Vene turu osakaalu meil justkui ei olegi, siis paar aastat tagasi, 2013 saabus juba kõrge hetk, kus oli see Vene osakaal ikka päris suur ja mina püüdsin siis öelda, et see võib olla niisugune riskikoht, vaadake, et kui see osakaal liiga suureks läheb, et Venemaa teatavasti on nagu suurte riskidega maa ja poliitiline risk ja seda peeti nagu vägagi teoreetiliseks riskiks, mis ei realiseeru, et praegust hetkeks ma loodan, et on aru saadud, et see ei olegi teoreetiline risk, et see kipub ikkagi lõpuks realiseeruma, see Vene risk, et nii või teisiti. Ja meid peeti nagu tõeliseks paranoiliseks inimeseks paar aastat tagasi, aga ma jätkuvalt ikkagi püüan esitada seda, mis mulle tundub, et võiks reaalne olla. Aga alustame seda lugu siis ikkagi algusest, või tegelikult mitte ka päris algusest, ma alustaksin seda 5 aasta tagusest ajast, et kuidas me siia jõudsime. Et kui 5 aastat tagasi olid mured, et euroala võib laguneda, need majanduslikud raskused, mis eurotsoonis olid, murendasid siis Euroopa riikide ühtsust, ei oldud nõus võtma võõraste riikide võlga endale ja oli selline lagunemismeeleolud ja tegelikult nõrgendas Euroopa Liitu, et tegelikult globaalselt olid kõik hädas, olid USA, Euroopa ja ka Venemaa ja praeguseks hetkeks on osa maailmast päris hästi taastunud, sealhulgas näiteks USA, kelle sisemajanduse kogutoodang on ikkagi üsna hästi sellest kriisist taastunud, sirgjoonselt ülespoole, samas eurotsoon jätkuvalt vindub, ei olegi tegelikult sellest 2008. aasta kriisist taastunud. Ja hoiab siis Euroopat tagasi hetkel deflatsioon, jätkuvalt suur võlakoorem ja tegelikult riikide raskused leppida kokku see stsenaarium, et kuidas sellest kriisist välja tulla. Kui USA-s oli nagu algusest peale selge nägemus, kuidas sellest välja tulla, et tulla välja sellest inflatsiooni kaudu, siis Euroopas püüti just nimelt vastupidi teha, et inflatsiooni iga hinnas vältida ja vähendada seda võlakoormat ja selle kaudu siis majanduskasvu ergutada. Praegu see hetkeks tundub, et natuke paremini on õnnestunud sellest välja tulla ikkagi USA-s. Aga kui nüüd eurotsooni vaadata, et kas see võlakriis on siis läbi, siis tegelikult need võlatasemed, mis viimase kriisi ajal on ikka väga kiirelt suurenenud, siis need veel ei ole hakanud tegelikult vähendama. On tegelikult tehtud võla vähendamise suuri edusamme üksikutes kriisiriikides, väikestes kriisiriikides, aga samas suured eurotsooni tuumikriigid, millel on ka struktuurseid probleeme, ei ole absoluutselt tegelenud oma võlaprobleemiga veel. Ja tegelikult on see üks ohukoht, mis võib selle eurokriisi uuesti nii-öelda tuha alt välja tuua, suured Euroopa riigid nagu Itaalia või Prantsusmaa, kes ei ole oma struktuurseid reformi teinud ja suur võlakoorem jätkuvalt kukil on. Praegu aitab neid see, et intressitasemed on väga madalad. Euroopa Keskpank teeb kõik selleks, et riikide rahandustel ei tekiks raskusi ja kui see rahanduslik tugi peaks siis nii-öelda natukene vähenema või siis ära kaduma, siis võib tekkida uuesti raskused. Tegelikult on ka erasektori võlaga Euroopas sama lugu, võrreldes USA-ga ei ole erasektori võlg vähenenud sugugi nii palju, kui ta peaks. USA-s on see erasektori võlg juba päris hästi vähenenud selleks, et saaks uus majanduskasv tekkida ja Euroopas on see jätkuvalt takistuseks. Ja kui nüüd praegu on need deflatsioonilised tendentsid teevad sellest võlakoormast vabanemise veelgi raskemaks, et sellest välja tulla. Ja kui tegelikult võrrelda Euroopa võlakoormat USA-ga, siis see on märgatavalt väiksem. Et miks siis Euroopal on raskused ja USA-l ei ole raskused? Et küsimus ongi erinevates strateegiates, et USA on oma majanduse kasvama saanud, aga Euroopa mitte. Ja USA loodab siis inflatsiooni kaudu seda vähendada. Ja mis siis need järeldused niimoodi Euroopa foonid meie jaoks on, et mis meil siis sellest, et mis toimub USA-s ja Euroopas? Meil on sellest põhimõtteliselt kõige rohkem see, et Euroopas see vindumine võib kesta veel päris kaua. Et selline deflatsiooniline areng meenutab väga palju sellest Jaapani kaotatud kümnendit, kus
majandus ei seisis ühe koha peal ja hinnad langesid ja praegu Euroopa näeb üsna samasugune välja. No püütakse nüüd Euroopa Keskpanga poolt seda stsenaariumit vältida sellega, et kuulutati siis ka välja selline rahatrükilaadne meede nagu USA-s, aga see on ligi 3 korda väiksem, kui seda on tehtud näiteks USA-s või Jaapanis. Et sellest ei tule nagu väga suurt inflatsioonilist survet või siis ka selle mõju nagu majanduskasvule on ikkagi üsna küsitav. Ja teisalt on tegelikult ka positiivse Euroopa pooli pealt see, et sealt tuleneb ka see, et intressid jäävad madalaks väga pikaks ajaks, vähemalt järgmiseks paariks aastaks. Kui USA on sunnitud juba alustama intressi tõstmise tsüklit, siis Euroopa on sunnitud jätkuvalt väga soodsat rahapoliitikat säilitama, trükkima raha juurde ja hoidma intressid madalad, et see tähendab, et meil on siin investeeringute tegemiseks jätkuvalt väga soodne kliima ja seda tuleks ära kasutada selleks, et teha investeeringuid tootlikkust suurendavatesse masinatesse, seadmetesse, tehnoloogiatesse. Võite, miks ei kiireni inflatsioon? Trükitakse laike hell raha ja see kõik pargitakse tagasi pankadesse. Just. Et inflatsiooni ei ole praegu tekkinud sellepärast, et see ei ole jõudnud tagasi majandusse. See raha, mis on juurde trükitud, on jõudnud kõik aktsiaturgudele. Aktsiaturud on nagu mühinal üles läinud, vaatavad sellele, et majandused on väga halvas seisus, üsna halvas seisus, mõni rohkem, mõni vähem, mõni on hästi läinud, aga ei ole jõudnud nagu laenu pakkumisse, et laenu pakkumine ei suurene ja miks Euroopas laenu pakkumine ei suurene, on ikkagi ei ole lõpuni mindud ju selle pangandusreformiga tegelikult, et kui üks pank ikkagi ühes Euroopa riigis kokku kukub, siis teised riigid praegusel hetkel ei ole nagu kuidagi moodi mingit mehhanismi, et peaksid kuidagi abistama seda või see võib tekitada uusi süsteemseid süsteemivigu. Ja praegusel hetkel jah, et see võlg on lihtsalt niivõrd suur, see ei ole vähenenud selle tasemel, et nõudlus ka oleks juurde tekkinud selle uue võla järgi. Et see ongi see, mis lihtsalt takistab selle inflatsiooni tekkimist praegusel hetkel. Et kui see laenunõudlus ühel hetkel tekib, siis tekib ka inflatsioon. Aga Euroopas läheb sellega veel natukene aega kindlasti. Ja samal ajal siis Putin vaatab Venemaalt. Euroopa on nõrk, Euroopa on killustatud ja näeb oma võimalust. See on see hetk, millal teha teoks oma plaanid, mida on juba pikka aega sepitsetud. Minule tundub, et Putin on vägagi kavalalt eelmise 10 jooksul võtnud Euroopa oma gaasikonksu otsa, et Euroopa ei saaks väga möllata sel hetkel, kui Putin oma plaane teoks asub tegema, kaotatud impeeriumi taastama. Ja Ukraina on nõrk, sisemiselt lõhestatud, poliitiliselt haavatav ja näeb oma soodsat võimalust, millal siis veel, kui mitte praegu. Ja Venemaa, miks just nüüd, et kui Euroopa on siin väga nõrgas seisus, Euroopas on olnud majanduslangus viimastel aastatel, Venemaa samal ajal pärast kriisi ei ole saavutanud enam neid kasvumäärasid majanduses, mis olid varasematel aastatel, on 2 korda vähemalt, eriti viimasel ajal on ka need kasvumäärad ära kadunud ja Vene majandus on täiesti praktiliselt paigalt ammuma jäänud, et üks näide siin, et miks Venemaal viimasel ajal on hakanud halvemini minema, et väliskapital põgeneb. Et kui näiteks tuua siin Sotši olümpiat näiteks, siis enne Sotši olümpiat, kui välismaised ettevõtted, kes Venemaal tegutsesid, olid sunnitud oma kuludest ära peitma nii-öelda altkäemaksuna umbes 10% rahast, siis pärast Sotši olümpiat see korruptsioonitase hüppeliselt tõusis, olid sunnitud 50% rahast ära peitma ja seda enam ei õnnestunud peita, et välismaised ettevõtted on sunnitud lahkuma Venemaalt, sest see kliima ei ole enam selline, kus saaks tegutseda. Ja kui Eesti nüüd selle 2 suure vahele panna, siis Eesti on siin täpselt sõltub nende 2 kasvu arengutest ja viimasel hetkel on nii Venemaa kui Euroopa kasv kinni jäänud ja ega ka Eesti midagi muud teha pole saanud. Eks ole, me sõltume täpselt nendest 2 suurest. Kuigi see viimased numbrid seal on vanad, et selles mõttes Statistikaamet modereeris neid natukene, aga need on modereeritud täpselt selliseks, nagu need Euroopa ja Venemaa seal on. Ja mis siis siiamaani juhtunud on sellest Venemaa asjast, et reaalselt tegelikult veel ei ole need ühtegi mõju sellisesse reaalsetesse numbritesse jõudnud. Et ei ole toodangu maht vähenenud kusagil,
Ja põhiliselt on kõigutada saanud siis kindlustunne ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult meid ümbritsevates riikides päris mitmes juba. On Eesti, Leedu ja ka Saksamaa ja Euroopa üldiselt kindlustunne on juba languses. See majanduse üldine kindlustunne, mis on kokku võetud nii tarbijad kui ettevõtted. Ja selgelt on see seotud ikkagi kartustega siis uue maailma korra ees ja vähenevate tootmisvahtudega Venemaale. Et kindlustunne on ka üks oluline asi, et mis ikka majandust ka mõjutab. Et ma võin siin kas või oma enda näite tuua, et ma plaanisin sel aastal sügisesel koolivaheajal sõita lennukiga Türki, lapse kooli vaheaega veeta. Praegusel hetkel ma jätsin selle ära, sellepärast, et ma ei taha, et mind seal sõidu peal Ukrainas maha lennuka alla tulistatakse. Ja võib-olla on sellised inimesi veel, kes mõtlevad, et üle Ukraina lendab ikka päris mitu marsruuti sinna ja tänna. Ja ka Venemaa nüüd paneb oma õhuruumi seal, kavatseb kinni panna ja ka Aasia lennud lähenevad, et see mõju võib avaldada siit ja sealt. Ja see on jällegi see koht, kus tegelikult turg mängitakse globaalselt ümber, et vähenevad kaubavood Venemaale, siis tekivad nad kusagilt mujalt juurde, et püütakse nüüd uusi sidemeid siis luua. Venemaa püüab Brasiilia ja Hiinaga, sama püüab ka Euroopa Liit ja tegelikult ei tähenda see ainult seda, et nüüd miski kõik ära kukub, et see kukub ühest kohast ära ja teisest kohast tekib. Tegelikult iga kriis tähendab uusi võimalusi, need tekivad lihtsalt kusagil mujal. Ja kui nüüd need otseseid sanktsioonide mõjusid vaadata, siis kõige rohkem on räägitud nendest sanktsioonide mõjudest, et mis Venemaa on kehtestanud Euroopale, ehk siis meid otseselt kõige rohkem puudutavad need toiduainete impordipiirangud, sest meie tootjaid puudutab see võib-olla kõige rohkem. Et teisi sektoreid tegelikult tootmise mõttes ei olegi, et mis nii palju pihta saaksid. Et jah, on küll üksikud, on küll üks väiksemad sektorid nagu tekstiil ja nahk, mis ka päris palju Venemaale ekspordivad, aga kui majanduse nagu üldnumbritega võrrelda, siis see mõju nagu otseselt SKP-le väga suur numbriliselt arvutades ei tule. Aga võimalik on, et Venemaa kehtestab ka siis oma sanktsioonid edaspidi tööstuskaupadele, lisaks siis praegu olemasvõetud toiduainetele. Aga mis Venemaa veel teinud on, et ta on kehtestanud juba ka gaasi ekspordi piiranguid mõnevõrra Poolale. Ta on vähendanud Ukrainale, mis tõttu talvel Ukraina tekib raskusi gaasiga. Ja plaanis on Venemaal vähendada gaasi eksporti ka Euroopa Liidule, et Euroopa Liit ei saaks tagasi müüa Ukrainale. Ja tegelikult on ka see üks koht, kus see mõju hakkab avalduma, et gaasi hind ikkagi hakkab vaikselt üles minema ja praegu tegelikult ei ole ju need mõjud jõudnud veel üheski energia hinda, et ei nafta hind on pigem kukkunud ja see oht on ikkagi selgelt olemas, et kui need tarnekatkestused energias tulevad, et naftas näiteks, et see viib selle hinna ikkagi üles, selle energia hinnad ja see kindlasti mõjub majandusele väga rängalt. Ja räägitud võib-olla ei ole nii palju ka Euroopa Liidu sanktsioonidest Venemaale, et nüüd on siis, need on üsna tagasihoidlikud võrreldes sellega, et mis Venemaa ise on kehtestanud mahu poolest, et on tehtud selliseid kapitalituru piiranguid riiklikele ettevõtete, mis on seotud siis kõige suuremate ettevõtetega, nafta ja pangad, mis on nagu põhilised Venemaa tulutootjad. Et need on sellised sorti piirangud, mis ei hakka oma mõju avaldama kohe, vaid mõne aja pärast ja millal see täpselt on, et seda nagu raske ja keeruline öelda, aga ma arvan, et kusagil järgmisel aasta tekib Venemaal suuremaid majanduslikke raskusi seetõttu, et nende reservid on ammendunud sellest. No vot Venemaa puhul ei tea kunagi, millal see piisav rikkumine on ja see lääs ju püüab ikkagi kogu aeg olla ju võimalikult pehme ja ikkagi kõikidega hästi käituda, nii nagu tahetakse, et endaga käitutakse, et ilmselt ikka antakse seda arvuaega ikka ja selle lõtku ikka päris palju seda Venemaale ikka vaadatakse, et kas tõesti ikka nüüd ikka võetakse ikka pool Ukrainat ära või siis mitte.
et noh, Euroopa Liit on ju üsna selline ikkagi soft. Ma nii täpselt seda ei oska öelda, et kas mõni poolt ja mõni vastu, aga mulle tundub selle diskussiooni järgi, et ikka enamust ikka või kõik peavad siis poolt olema, sest osad on kõik. Kuidas? Eksperdid teavad, konsensus peab olema. Jah, et selles mõttes on nagu väga positiivne nimelt see, et Euroopa on ikkagi suutnud oma ühtsus uuesti leida selles teemas, et ikkagi on suudetud kokku leppida. Et noh, erinevad varasemast ajast küll kriisimeetmetel ikka jahuti siin aastaid, et mida siis teha. Ja kui nüüd sanktsioonide kõrvale jätta, siis milline see Venemaa majanduse väljavaade nagu üleüldises plaanis olla võikski, et kui me räägime siin ainult nendest sanktsioonide otsestest mõjudest või siis nendest kaudsetest mõjudest, et Economistis oli päris hea illustreeriv karikatuur Vene majanduse tsüklite kohta, et praegu ollakse siis selles nagu viimases sellises möörgestaadiumis, kus tuntakse ennast veel nagu kõik võimsana. Et ilmselgelt tegelikult need sanktsioonid ja kõik see majanduslik reaalsus Venemaal hakkab ikkagi oma mõju vältimatult avaldama ja ma arvan, et järgmisel aastal on Venemaa majandusel ikkagi üsna nigelad ajad ja sealt edasi samamoodi, et see minu arvates, et kui ka juhtuks selline väga ebatõenäoline stsenaarium, et venelased järsku mõtlevad, et hea küll, läheme siis tagasi Ukrainast ja teeme kõik siis nii, nagu enne oli, siis tegelikult ei ole see ju enam nii, nagu enne oli. Et minu meelest oleks see sügav naiivsus arvata, et see kõik saab toimuma nii, nagu enne oli. Kõik on ju, läänemaailm on ikkagi saanud aru, et noh, natukene ikkagi mõistnud, et millised need Vene riskid on rohkem, kui nad enne on. Ilmselt unustatakse jällegi mõne aastaga ja püütakse ikkagi jälle eksportida uuesti Venemaale, aga ma ei usu, et see nagu niivõrd massiliseks saab uuesti. Ma arvan, et hea strateegia oleks see, et Eesti tootmine orienteerida ümber uutele turgudele nii, et seda saaks ühtlasi ka Venemaale eksportida, kui sealt üle jääb, sealt lääneturud, et see ei tekitaks mingisugust suurt sõltuvust ega riski. Et no see võib olla selline kirst nagu tordi peal, aga mitte see tort ise. Just. Et ma... Just. Ja ma mõtlengi, et see võiks olla mingisugune toode, mida ümber orienteerumisega ei oleks raskusi, et kui see Vene turg ära kaob, et saaks kohe kuhugi mujale viia, et see ei oleks spetsiifiline selline Vene turu toode. Mõtlen, et meil osade toodetega võib see raskus olla, et neid on raske ümber orienteerida. Et need kvaliteedinormid võib-olla ei ole sellised. Ja kui siiamaani siis aktsiaturgude tundub, et see investorite geopoliitilised mürgid nagu vähimalgi määral korda ei lähe, et aktsiad muidu tõusevad ja tundub, et maailm justkui oleks nagu väga erinev nagu investorite jaoks ja siis majandusanalüütikute jaoks, siis ilmselt ikkagi need sellised geopoliitilised mürgid tähendavad lõpuks ka seda, et rahvusvahelised kaubavood kukuvad kokku, tõstab pead ikkagi üpris mitmes kohas maailmas taas natsionalism, viimane Šoti referendum näitekski või siis ka Rootsis nüüd viimased valimised jällegi näitasid, et sellised tendentsid igal pool maailmas oma pead tõstavad, see tähendab tegelikult vähenevaid välisinvesteeringu voogusid globaalselt, see tähendab ka meile vähenevaid välisinvesteeringu voogusid, mis enam iseenesest meid üles leidma ei hakka. Kui meie eelmiste kümnendi majanduskasv tegelikult väga palju baseeris sellele, et meie tuli siia palju välisinvesteeringuid sisse, rahamuku voolus sisse, siis seda ei ole juhtunud juba mitmeid aastaid ja seda ei hakka ka juhtuma, sest kliima on hoopis teistsugune. Ja selleks, et investeeringuid tuleks, on vaja teha hoopis teistmoodi tööd selles suunas. Ja kui nüüd kokku võtta, siis need riskid, mis siin väliskeskkonnas tulevad, siis me oleme vähemasti viimased 5 aastat rääkinud, et väliskeskkonna riskid on kõrged, et tegelikult on need jätkuvalt
võib-olla isegi veel kõrgemad, sest need riskid on kuidagi väga lähedale meile tulnud, et see Venemaa on hirmus lähedal meil. Muidu olid need riskid kusagil kaugel Lõuna-Euroopas ja mõtlesime, kas nad jõuavad siia, aga no Venemaa on ikkagi väga reaalselt meie külje all ja see on väga reaalne, kiirelt puudutav risk meile. Ja ma ei ütleks, et see isegi mitte risk on, vaid see on üsna kindel, et sealt Venemaa suunalt mingisugune negatiivne mõju tuleb meile, et selles ei olegi põhjust kahelda, lihtsalt küsimus on, kui suur see mõju saab olema, kas see saab olema lihtsalt toiduainete impordi mõju, mis on üsna väike, või see saab olema siis lisaks ka tööstuskaubad, mis lisab natukene juurde siis transpordisektorile, või saab see olema nii, et kaubandussüsteemid kukuvad täiesti ära, mis tähendab, et majanduslangus võib täitsa märkimisväärne olla koos sellega, et kui teenused kokku kukuvad, et erinevad stsenaariumidel. Ja mis kindel on tegelikult see, et see pakub tegelikult uusi võimalusi jällegi ümberorienteerumiseks, et nii nagu 99. aastal, et tuleb natukene sellest regioonist siin, mis on tegelikult kõik see meie ümbruskond on seotud väga palju Venemaaga, tuleb sellest regioonist natuke kaugemale vaadata siis, et leida uusi kasvavaid turge, uusi võimalusi. Ja ma leian, et need struktuursed muutused majanduses on sellest tulenevalt ka vältimatud, et see osa Venemaa suunaline kaubandus lihtsalt transformeerub millestki muuks. Võib-olla see transiit, mis Venemaaga seotud, hakkab muutuma rohkem siis Kesk-Ida-Euroopa suunaliseks transiidiks näiteks, kui meil Rail Baltica valmis saab. Ja iga uus kriis tegelikult tähendab seda, et tekivad uued võimalused, et siin lihtsalt tuleb silmad lahti hoida, kus need tekivad ja millised võimalused need on. Ja need tuleb lihtsalt üles leida. Aga põhiline sõnum on see, et välisnõudlus iseenesest ei kasva või siis kasvab väga vähe meie siin piirkonnas, et lihtsalt sellele lootma jääda, siis me ei kasva. Ja tuleb ikkagi seda aktiivselt ise kasvatama hakata seda välisnõudlust. Võtta siis turuosa või siis langetada hinda ja teha olemasolevaid asju parema hinnaga või siis vaadata kaugematele turgudele. Tulla siis nüüd Eesti juurde sellest maailmast, siis see pilt siin põllumajandusest ei ole muidugi juhuslik, kuna siin põllumajanduse viimase ajal see põhiline teema ja Eesti muld ja Eesti süda on ikka Eestimaaga kokku käinud. Et mis siis Eestis probleemiks viimasel aastatel on? Minu arvates on üks suuremaid probleeme viimaste aastate inflatsioon olnud. Et kui tegelikult meil inflatsioonist väga palju räägita, et seda võetakse justkui iseenesest mõistetavad, et hinnad muidu peavadki tõusma ja tegelikult kui me vaatame, kuhu nad juba tõusnud on, siis nad on ka päris kaugele tõusnud juba. Et kui me vaatame siin Eestit, vaatame nii-öelda siis rikkuse mõõdikute põhjal, et palju meie ostujõud võrreldes teistega on, siis võrreldes Euroopa keskmisega, mis on 100 peal, me oleme siis nüüd jõudnud 72%-ni, ehk siis peaaegu juba üsna rikaste riikide hulka, vähemasti keskmiste hulka, peaaegu samasugust nagu Kreeka või Hispaania või. Ja kui siin meie Balti naabri võrrelda, siis me oleme seal keskmise positsioonid, ehk siis Leedust tagapoolt. Samal ajal, kui me vaatame hinnataset, siis see on jõudnud ligi 80%-ni Euroopa keskmisest ja Balti riikidest oleme konkurentsitult ikkagi kõige kaugemale jõudnud selle hinnataseme poolest. Ja kui me vaatame samal ajal veel tootlikkust sinna kõrvale, siis selles osas on ikkagi, me oleme üsnagi maha jäänud võrreldes teiste näitajatega, et tootlikkus viimasel ajal on ikkagi väga kinni jäänud see kasv. Me oleme ainult 70% peal siis Euroopa Liidu keskmisest ja ka isegi lõunanaabritega võrreldes me ei ole kuigi heas situatsioonis selles osas. Et siin tuleb ikkagi rõhku rohkem sellele tootlikkusosale panna, tõstmisosale. Samas, kui me vaatame veel kõrval tööjõukulusid, siis Lätist ja Leedust on Eesti nüüd tunduvalt kallimaks tootmiskulude poolest, teinud tööjõukulude poolest, aga samas, kui me võrdleme seda vahet nüüd Soomega, siis see vahe on tunduvalt suurem kui tegelikult need ülejäänud näitajad. Et siin tegelikult on ikkagi meil potentsiaali, et seda nii-öelda tootmine võiks tegelikult tulla jätkuvalt Eestisse, et me oleme ikkagi jätkuvalt võimelised pakkuma soodsamat tootmist ja teenust. Et siin lihtsalt tuleks selles suhtes sellega rohkem tööd teha, et seda realiseerida, seda potentsiaali. Ja üks reaalsus on ka see, et kui me vaatame nüüd Läti ja Leedu ja Eesti neid palgaarenguid,
siis 2008 oli see vahe üsna väike siin palkades. Viimase 5 aastaga on see kärisenud ligi 1/3 suuruseks, see on ligi 300 eurot Eesti ja Läti-Leedu vahet. Et me oleme ikkagi seda nii-öelda hinnapõhist konkurentsivõimet väga kiirelt kaotanud siin ja tootmine Lätis-Leedus on juba suhteliselt palju soodsam kui Eestis. Ja paratamatult see, et tootmine hakkab ära kolima Eestis, sest madalamast otsast, sellest madalama palgalisest otsast ja tegelikult on sellest ka juba näiteid ju, et Haapsalust lahkus tehas Fazer ütles, et palju efektiivsem on Lätis-Leedus toota. Noh, iseenesest, eks ole, sisemaistele sektoritel on see hea uudis, et meie hinnatase on siin juba päris hea, et siin peaks olema motivatsiooni toota ja siseturule, aga eksportiva sektorile tähendab seda, et hea küll, et see madalama otsa tootmine kolib ära, aga mis siis asemele tuleb, et asemele tegelikult ei ole tulnud mitte midagi. Välismaid investeeringuid ei ole viimastel aastatel praktiliselt üldse juurde tulnud. Noh, tootlikkus, kui me mõõdame selle järgi, et kui palju on selle loodud lisandväärtus kokku, ehk siis mitte ainult seda, et kui kiiresti inimene suudab oma käsi liigutada, noh, ilmselt käsi suudavad liigutada nad ikka umbes sama kiiresti kui need ülejäänud inimesed, aga see, kui palju nagu sellest kokku, selle teenusest kokku ollakse nõus maksma ühiskonnas, see nagu erineb. Ja miks ta erineb, sest siseturule tootvad sektorid sõltuvad sellest, kui konkurentsivõimelised on siis eksportivad sektorid, kes suudavad raha sisse tuua. Ja meie puhul on see siis töötav tööstus. Ja jah, et kogu see tootlikkus ka töötavas tööstuses sõltub ju kõik paljudest asjadest, millega sa suudad nagu oma teenust kõrgema hinnaga müüa. No kas või ka siseturule müüvale sektorile, noh, võtame või juuksuri, et kes lõikab võib-olla ühe pea tunnis siin ja Helsingis, eks ole, aga siin ollakse nõus võib-olla vähem maksma ja see sõltub erinevatest teguritest, millest sa oled nõus maksma, eks ju. Kas sa said oma teenuse sellise, nagu sa soovisid, olid sa rahul selle teenusega, kas said sama rahul, kui sa Soomes oli ja või siis, noh, et mis su nagu üldine ka ostujõud on. Ja tööstus samamoodi, et kas sa oled, kuidas sa suudad seda asja turustada ja no lihtsalt, et ongi põhimõtteliselt taandub, jah. Põhimõtteliselt küll, et see lisandväärtus ongi see, et kui kõrget hinda sa oma teenuse eest suudad saada, põhimõtteliselt küll. Et no siin võib ikka nagu vaielda ka, et kas see teenuse kvaliteet ka on päris ikka sama siin Eestis ja Soomes, eks ole, et see on ka üks komponent, et kas see on ikka päris sama tegelikult. Et tihtipeale osades sektorites mulle tundub küll, et sa nagu restoranis siin ja Londonis, et maksab peaaegu sama palju, aga noh, Londonis maksad sa tunduvalt rohkem, aga sa saad ka ikka veel rohkem teenust seal kui siin Eestis vaikse elamus. Me ei ole seda välja arvutanud ja kuna mina arvutan makrotootlikkusi, siis ma nagu panga sisemisi tootlikkusi ei arvuta, aga ma ei usu, et seda keegi arvutab ka. Aga jah. Aga ma arvan, et andmed selleks on avalikud, et võtke nagu see finantsstatement ette ja võib välja arvutada. Ja tulles siis tagasi selle teema juurde, et samal ajal ettevõtete investeeringud viimaste aasta jooksul tegelikult ei ole suurenenud ja eriti muret tekitavalt ei ole nad suurenenud masinatesse seadmetesse, mis suurendaksid tootlikkust. Samas see pilt majandussektorite nüüd siis uute andmete põhjal on muutunud siis natukene ühtlasemaks, kui varasemalt oli väga selgelt see, et sisemaised sektorid nagu suutsid kasvada ja pigem rohkem kui teised ja need sektorid, mis kahanesid, oli peaaegu sama palju kui kasvavaid, siin tundub, et kahanevaid on ikka rohkem, et see pilt on majandus ikkagi jätkuvalt väga sükene hüplik ja erinev ja segane. Et kui siin nüüd tuleviku prognoose püüda teha, siis ilmselt need kahanevad sektorid, mis siin ikkagi on, et mina arvan, et nad kahanevad edasi, sealhulgas transiit ja transport, mis on seotud Venemaaga,
sealhulgas ka ehitus, mis on seotud Euroopa Liidu fondidega. Et samas need kasvavad sektorid nagu tundub, et nende kasvujõud on ka natuke raugema hakanud, et see nagu majanduspilt ei saa ka väga kaua nii erinev olla, et pool majandust kasvab hirmsasti ja pool majandust hirmsasti kahaneb, et see on hakanud ühtlustuma. Ja mis siis ettevõtetele veel oluline teada on, et mis piirangud siis tööturg ette seab, et tööturuga on viimasel ajal ka sellised veidikene kummalised lood, et samal ajal langevad nii tööhõive kui töötus. Ehk siis see tähendab seda, et tööjõudu on vähem. Ja samal ajal siis majanduskasvude määradega võrrelda need tööhõive kasvumäärasid, siis need ei erine oma vahel kuigi palju. Ja see näitab samamoodi seda, et tootlikkust ei ole kasvatatud eriti. Ja see kohandumine ja samal ajal me ikkagi teame, et hoolimata sellest, et Soomes on majanduslangus juba mitmed aastad, praegu endiselt kestab, ikkagi inimesed lähevad sinna, sest nagu te nägite, see palgavahe on ikkagi üüratu ja see surve jääb siia ikkagi meil olema ja ükskõik, kas meie majanduskasvu määrad on nigelad või mitte, nii kaua kui nad päris nagu kokku ei kuku, siis meie palgakasv ka ilmselt kahanema ega aegustuma ei hakka, ta jääb ikkagi, see palgasurve jääb jätkuvalt väga tugevaks, sest see kohanemine saab toimuma ikkagi läbi tööhõive pigem. Ja juba ka see, et tööhealisi inimesi aina vähem ja vähem tuleb, nüüd see demograafiline vähenemine samuti on tulnud siin praegusest hetkest väga teravalt pilti, et need on need asjad, millega tuleb arvestada siis edaspidi oma tegevuse planeerimisel. See tähendab seda, et neid väheseid töötajaid tuleb aina rohkem ja rohkem efektiivselt ära kasutada, et ei saa neid kasutada mingisugustel väga odavatel ja ressurssi raiskavatel töödel, et neid tuleb ikkagi treenida, koolitada selleks, et kõik suudaksid anda mingit suuremat lisandväärtust, et nad oleksid paremini organiseeritud selliselt, et see meeskond koos suudab anda suuremat väljundit, mitte ka ainult üksikisikuid vaadata. Ja tegelikult see kahanev tööhõive määr on üks oluline sisend ka, et miks meie majanduse kasvupotentsiaal on tegelikult jäänud palju väiksem, kui see vanasti oli. Et majanduse kasvupotentsiaal sõltub põhimõtteliselt sellest, kui palju töövõimelisi inimesi on ja kui palju tehakse investeeringuid. Ehk siis, kui me tahame oma kasvupotentsiaali suurendada, siis saab see tulla ainult läbi investeeringute ja läbi siis investeeringute eelkõige tootlikesse vahenditesse ja tootlikkust suurendatesse vahenditesse. Ja minu viimane slaid, ma ei tüüta teid rohkem, see on minu viimane slaid. Et mis ütlevad siis juhtivindikaatorid tõestamaks, et ma ei ole pessimistlik inimene, mul on ka positiivse prognoose, see juhtivindikaatorite ots on selgelt ülespoole, kuigi me vaatame, et see on niisugune kergelt lainetav ja võib-olla trend on natuke allapoole, aga ots on ikkagi ülespoole. Et see viimase aja majanduskasv on siin olnud selline ka jube lainetav, et uute andmete põhjal on majanduskasvunud siis 0,00, siis hüppab üles, siis on 0,00, siis hüppab jälle üles. Midagi sellist need juhtivindikaatorid siin ka edasi näitavad, et umbes selline pilt saab ka edasi olema. Et see telg ei ole nagu pikendata, selles mõttes, et need indikaatorid näitab väga lühiajaliselt. Ma olen täiesti kindel peaaegu, et see ots keerab uuesti alla varsti, seepärast, et need Venemaa mõjud hakkavad kohale jõudma ja 2015 see asi keerab otsa alla poole. Aga see baseerib olemasolevatel indikaatoritel. Tõeline optimism on hästi hea kui pessimism. Lähimaid 2 partnerit on hästi. Ja sellega ma võtaksin oma jutuga kokku, et hoiatavaid näitajaid on meie majandus, eelkõige on kindlustunde indikaatorid, mitte ainult Eestis. Eestis on need osades sektorites pigem, et osad sektorid on jätkuvalt üsnagi muretud ja tundub, et neid see kriis praegu hetkel veel ei puuduta. Eelkõige need sisemajandusega seotud sektorid. Et kasvu soodustavad meil pikaajaliselt veel madalad intressid, saab teha investeeringuid ja mis on natukene ajutise kasvu tingimused, eelkõige siis jaekaubanduse jaoks on praegusel hetkel deflatsioon Eesti tingimustes, mitte see deflatsioon, mis Euroopas tuleb, vaid see Eesti deflatsioon, mis tähendab seda, et see lõpeb kohe ära, see on väga ajutine ja tarbijad arvavad, et seda tuleb kasutada ostmiseks. Aga hiljem, kui see deflatsioon otsa saab, et siis nad ilmselt ostavad natukene vähem. Ja
ikkagi positiivne järeldus sellest asjast on see, et iga kriis pakub uusi võimalusi ja ma olen täiesti kindel, et need Eesti toiduainete tootjad leiavad omale uued turud ja seda tulekski teha niikuinii, sellepärast et Venemaa majandusstsenaarium, nagu ma täna näitasin, on niikuinii selline kergelt hapuka maitsega. Ja seda välisnõudlust tuleb hakata ise aktiivselt kasvatama, et loota selle, et see ise kasvama hakkab, et see oleks ikkagi natuke naiivne minu arvates. Ja aitäh, need on minu põhilised sõnumid. Kas, jah? Oota korraks. Seniseid küsimusi ei ole kahjuks meid interneti vahendusel jälgijad pole olnud võimalik ilmselt kuulda, et teeks nüüd nii, et ma annan mikrofoni selle, kes küsib ja siis anna selle edasi, kes järgmisena küsib. Tänas Eesti Päevalehes Priit Perens artiklis saab aru, et raha hind hakkab kasvama vaatamata sellele, et Euribor on jätkuvalt madal, sest pankadel on vaja ikkagi oma kasumlikkust tagada ja Euroopa Keskpank raha ei maksa raha hoidmise eest. Et mis teie arvate pangamarginaalide kasvu võimalustest? Pangad on väga selgelt pandud suure surve alla, et ühelt poolt Euroopa pangad peavad parandama oma bilansse, teiselt poolt tõepoolest nende rahade hoidmine keskpangas on maksustatud ehk siis negatiivsed intressid, sest nad peaksid justkui selle raha nagu välja andma, samas nagu see väljaandmine, eks ole, raskendatud, sest sa pead parandama bilansse, eks ole, ehk siis sa pead nagu neid väga vastutustundlikult välja andma, eks ole, ja teatud sektoritesse ja ilmselgelt pankade kasumid on olnud surve all ja see tähendab reeglina kasvuvaid marginaale. Nii, kellele ma annan? Aga kui rohkem küsimusi? Kui rohkem küsimusi praegu ei ole, siis suur tänu Rutole ja nüüd on väike paus.